Tere kõigile! Täna on plaanis rääkida paarist sci-fi seriaalist, kosmoseseriaalist just, et mis on seotud siis kosmosega, mis on paaril viimasel aastal välja tulnud ja mida ma soovitaks ka teil vaadata juhul, kui te pole vaadanud. Et tõesti, kellele meeldib sci-fi ja kosmose teema, siis kindlasti on nagu asi, mida vaadata. Ja mis need siis oleks? Kindlasti esimesena tooks teile välja sellise seriaali nagu Mandaloriani. Ja seda on nüüd siis 2 hooaega ja lisaks on ka jätkuseriaal veel sellele tehtud. Book of Boba Fett on siis järg veel Mandalorianile, kus siis on põhimõtteliselt samad tegelased osalt. Ning teine seriaal, millest ma tahaks teile rääkida, on Foundation. Teine seriaal, millest tahaks teile täna rääkida, on Foundation. Ehk siis 2 seriaali ja miks just need? On veel tegelikult viimase ajal veel mõned välja tulnud, aga isiklikult need 2 olen ma loomulikult ära vaadanud, pluss ka meeldisid, kuid täiesti erinevatest vaatenurkadest nii-öelda. Ehk siis võtame esimeseks Mandaloriani. Mandalorian on sisuliselt Star Warsi lugu, üks variatsioon nendest, et tänapäeval neid on mitmeid filmide kujul samamoodi tehtud. Ja ma tegelikult tükk aega seda ei vaadanud. Õigemini räägiti küll, et oi, hea värk, aga ma ei vaadanud. Aga lõpuks võtsin kätte ja siis olid juba mõlemad hooajad tegelikult väljas ja vaatasin nad siis järjest ära. Ning tuleb tõdeda, et olid head, kõlbasid pinsida küll. Ehk siis parem kui muidu. Et tegelikult Star Wars ei ole minu lemmik ja ma ei vaata Star Warsi filme. Ma pole kõik isegi mitte näinud. Et pigem minu teema on rohkem Star Trek kui Star Wars. Aga selle seriaali ma siis vaatasin hea meelega ära, et oli hästi tehtud, mõnus, oli teema, oli action, kõik see, mis me Star Warsilt ootame. Ja meeldis, mõnus meelelahutus ja tal ei olnud väga mingit sügavat sisu loomulikult, et selline ütleme, et mõnes mõttes klassikaline action seriaal, aga hästi tehtud, viidud kosmosesse, päris mõnus. Natuke mõni koht oli tehtud ka naljakas, eks ole, et ajaks muigama, või oli see ila iseenda üle, raske öelda, ehk siis seriaali tegijad, kas siis seda ise ennast ilasid seal mõnes kohas, aga kokkuvõttes ei olnud ajaraisk, nii et kindlasti võiks vaadata. Teine seriaal, Foundation, ehk siis eesti keeles on selle nimi Asum, on Isaac Asimovi kirjutatud raamatu põhjal ja siin on küll nüüd teema, et pean viskama kriitikanooli. Jah, see on 1 hooaeg tehtud, põhimõtteliselt seda peaks teha, ma ei tea, kui palju hooaegu veel, ilmselt siis tehakse, ma oletan, ma mõnes mõttes isegi loodan, aga milles on kriitika? Probleem selles, et mina olen kõiki neid Asumi lugusid lugenud, neid tegelikult raamatuid on kokku 10, eesti keeles need kõik ei ole ilmselt, ma ei teagi, palju need eesti keeles on, eesti keeles vist ma arvan, mingi 5 tükki on, 5 ma vähemalt vist tean, et on, aga neid raamatuid on 10 ja see
seriaal räägib nii-öelda esimesest raamatust. Aga noh, see Asum on minu üks lemmikkulmeraamatuid, võiks küll öelda tegelikult, pluss need mitmed teised Asumi jätkulood, jätkuraamatud nii-öelda. Aga sellele seriaalile ma heitsin küll seda ette, et kuna ma olen raamatut lugenud, siis see ei olnud üldse sama asi, absoluutselt mitte. Et kes pole raamatut lugenud, neil ei ole eeldusi. Et okei, see on seriaal, see räägib millestki, ma vaatan, millest see räägib. Ma sundisin ennast ära vaatama vist 3 esimest ja 4. seeria juures ma tundsin, okei, ma annan talle andeks selle seriaalile, et sa ei ole see, mis ma arvasin, et sa võiksid olla. Olin jätmas pooleli kogu aeg, mõtlesin, ei ma ikka vaatan, no ta ei saa olla halb tegelikult. Ja vaatasin, 4. seriaalil, 4. osal ma siis andsin talle andeks selle seriaalile, et okei, oled, mis sa oled, sa tegelikult kõlvad vaadata, sa oled päris hea, aga sa lihtsalt ei ole see, mis sa oled raamat, et noh, minus endas oli selline konflikt nagu. Ja kui ma sellest nagu üle sain, leppisin tõdemusega, et jah, seal on mõned samad nimed, mis on siis raamatus, on ka seriaali toodud, samas nad isegi seesama sugu, ehk siis mehed olid tehtud naisteks, pluss noh, kõik muud teemad seal, mis tänapäeval on aktuaalsed, et oli siis nii-öelda tehtud tänapäevasemaks seda selles mõttes, kui see, mis oli Asimov rohkem kui 50 aastat tagasi juba selle kirjutanud, siis jah, seriaal on tehtud hästi, no tõesti, ütleme see, mis sa nagu näed seal, kui ma mõtlen mingid ajad tagasi, et kui selline isegi üks osa sellest seriaalist oleks tehtud filmina, noh, sama ütleme sellise, kuidas siis on see, CGI, ehk siis rohelise ekraaniga, et sellega või mingil ütleme sarnase nii uhkelt, siis see oleks väga kõva film, ainult üks sellest seriaali osa, aga seda on 10 ja see on siis TV-seriaal, et see ei jookse kuskil kinos, vaid jooksebki siis Apple'is oli see vist jah, kui õieti mäletan, et seetõttu noh, võimsalt tehtud, jah, hästi tehtud, nii nagu ka see Mandalorian on hästi tehtud tegelikult, Foundation on tehtud võimsamalt, aga mulle nagu tundub, et see Foundationi nagu see haare, ta tahab olla sama võimas, nagu on need raamatud. Aga ma ei tea, kas ta saab sellega hakkama. Et Foundationil on see kitsas koht, et nooremad inimesed, noh, ma arvan, kes ei loe raamatuid, siis nad ei tea sellest raamatust midagi. Ja kas sellest seriaalis piisab, et nad kaasa haarata, et ta algab väga-väga pikalt. Et ta on tõesti kogu see sisuliselt, noh, pool sellest hooajast on jätkulugu, ehk 5 hooaega on mitte jätkulugu, vaid siis sissejuhatus nii-öelda. Ja sissejuhatus sellisesse kohta, nagu kus raamatus ei ole seda. Et seal on, ja loomulikult väga raske on teha sellise Asimovi raamatu põhjal tegelikult see seriaali, et noh, ma ütleks, et nad said hakkama, aga ta ei ole midagi raamatu sarnast. Et see, noh, mind jätkuvalt häirib. Ma aitsin talle selle seriaalile andeks, et ta ei ole see, mis on raamat. Aga jaa, sisuliselt võib öelda, et ta on tehtud raamatu ainetel. Ehk siis 10, kui sedagi, see osa on võetud raamatust, kõik ülejäänud on puhtalt selleks, et saaks teha sellest filmi, seriaali, et oleks mida panna ekraanile, et selles suhtes oli see paras pähkel ja kui niipidi võtta, siis saadi hakkama, jah, seda tuleb vaadata, kes on sci-fi fänn või hindab sellist temaatikat, siis vaadake, aga võib olla natukene igav. Just seetõttu, et ta on tohutult sissejuhatav. Suured, võimsad kaadrid, noh, Dune on üks film, mis meil nüüd oli siin alles hiljuti, eks ole. Et samamoodi väga võimsad vaated, sellised üldplaanid,
Foundation on midagi mõnes mõttes sarnast seriaali kujul, et ta on tehtud hästi võimsalt. Aga see on ka tema kitsaskoht, et kui me seriaalis oleme harjunud, et iga seriaali osa toimub midagi väga huvitavat ja see kogu aeg areneb suht kiiresti, just nimelt kui me võrdleme näiteks Star Warsi Mandalorianiga, siis mõlemad on sci-fi seriaalid, kosmoseteemalised, aga nad ei ole üldse sarnased. Et pigem nad on väga erinevad. Et üks ehk Foundation on selline suur, aeglane, voogav lugu, mis tasapisi siis kulmineerub, aga Mandalorian on iga osa on selline klassikaline seriaali osa, jah, selles osas me teeme mingi asja, jõuame lõpuni. Ja järgmise osas teeme mingi asja, jõuame lõpuni. Vahepeal oli vist oli ka 2 osa peale kokku, nagu ikka, et saame mingi ühe temaatika. Aga Foundation on nagu üks suur film, mis kerib kogu aeg. Et selles mõttes Mandalorianis on küll pidev teema, aga siiski iga osa on eraldi vaadeldav. Samas, kui sa hakkad vaatama Foundationit näiteks mingist, ma arvan, 5. osast, siis ei midagi aru, mis seal toimub. Et sa pead selle looga nagu kaasas käima algusest peale ja aru saama, mis seal toimub, sellesse sisse elama, et siis on see hoopis, siis ta on ainult vaadatav. Muul kujul minu meelest see Foundation vaadatav ei olegi. Ja ega ta ei peagi olema muidugi. Aga Mandalorian on, et sellest juhtub midagi, kui sa ei näe esimest osa, aga mingit tema näitab ka algust ära, et eelmine osas juhtus see on ja siis ehk saad pihta, mis toimus. Nii et lihtsalt ärgitan vaatama, kes pole vaadanud ja just nimelt, ma arvan, Mandaloriani vaatamine ei ole probleem kellelegi, kes siis on sellist klassikalist seriaali harjunud vaatama, aga Foundationi ehk Asumi seriaali probleem ongi see, et teda on mõnes mõttes võib-olla raske vaadata, kes on harjunud sellist actionit ja sellist tegevust kogu aeg seriaalis nägema, aga kindlasti ta ei ole halb. Ta on väga hea, aga loomulikult raamatud on paremad. Vist ongi praegu üks neist on lugemisel. Miks ma hakkasin lugema? Sest ma vaatasin Foundationi seriaali ära ja siis praegu ma olen vist, see on ingliskeelne mul siin praegu, et ma olen vist 5. raamatu juures praegu. Vaatan, mis mu raamatu pealkiri praegu on siin. Foundation Age ehk siis Asumi äär on selle raamatu pealkiri, see on vist kas 5. raamat äkki. Vaatame, kus meil siin need raamatud on. Siin on mõned Foundationi ehk Asumi siis teravust ära, mõned raamatud neist. Et mul on siin neid Asimovi raamatuid mitukümmend. Ma ei teagi, palju neid täpselt mul siin on. 84 Asimovi raamatut on mul praegu siin selles kataloogis, et Asimovi ühes on kokku kogutud mul ühte kohta. Et Asumi teemalisi on 10 pluss siis veel tegelikult neid kõrval ja kaas ja eel ja järellugusid tegelikult neid selle Foundationi seeria on tegelikult Asimovil üks selline olulisemaid tema töid ja sellega saab tegelikult siduda ka mitmeid teisi raamatuid, et robotite seeria seal veel, millest tegelikult ka rääkis siis veel see Foundationi seriaal natukene, paari sõnaga. Aga see oli ka selline kõrvalmainimine lihtsalt. Ja ütleme nii, et kui te tahate suveõhtul õlle või šašlõki kõrvale võtta siis väikese seriaali, alkoholivaba õlle muidugi, et kindlasti soovite alkoholivabalt seda juua, siis ma arvan, et on selline päris hea lõõgastav meelelahutus. Kui te olete juba siin eelmisel aastal ära vaadanud need väga hästi, aga kui ei ole, siis võtke kindlasti käsile. Ja võib täiesti nautida seda. Et jah, ma ütleks seriaali kohta, et seriaali kohta mõneti ebatavaline, aga hea. Ja nii, et Star Wars, Mandalorian ja Foundation võtke siis käsile ja kelle on võetud, siis ma loodan, et teile meeldis. Ja kui ei meeldinud või meeldis, võite muidugi kommenteerida, et mis emmal kummal seriaalil nagu siis oli see tore
osa või mitte nii väga tore osa. Et okei, kõik head teile ja head teleri vaatamist!